Tõepoolest, nagu Kõll ütles, siis Coopi ahjusoe intervjuude saade on jõudnud täna oma teise saateni ja saate nimi on jätkuvalt podcast. Selle juhid on Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ja Rasmus Kage ning meie tänase saate külaline on mees, kellele võiks ju tiitleid ette anda päris mitmeid. Aga mina ütlen tema kohta lihtsalt üks ääretult tore, sümpaatne mees, keda teavad ilmselt kõik Eesti inimesed. Tere tulemast, Kristjan Jõekalda. Tervist, tänan kutsumast ja ühe tiitli ma võin kohe siia öelda, millega te võite mind kutsuda täna terve saate Coopi klient. Ongi nii? Okay. Muidugi. Me küll otsustasime Raineriga, et me väga palju reklaami Coopile ei tee, aga meil ei ole midagi vastu. Rasmus, aga meie ei teegi. See on jumala okei. Aga hakkame otsast peale, et teeme sellised nagu soojendusringid ja räägime kõigepealt ära sellised nagu andmed. Sa elad ju Viimsis? Just, ma elan Püünsi külas ja su lemmik ja kodupood on mis siis? Ma mõtlen, et just lähme kohe selle. Ma mõtlen, et vahepeal sa ütlesid, et reklaamid ei tea. Ma teen hea meelega. Ma olen nii õnnelik selle üle, et tegelikult on see Viimsi toidupoodide poolt suhtkoht täis pikitud. See keskus, Viimsi, ütleme siis Aabnem ja see keskus on poode paksult täis, aga mida kaugemale sa lähed ääremaa poole, nagu meie Püünsi küla seal on, siis meil on üks ja see on Coop ja see on Rohuneeme Coop on meie oma. Ja see on külakeskus põhimõtteliselt, et ma ei kujutaks ilma selle poeta tegelikult väga hästi, et see elu seal nii hea oleks, kui ta praegu on. No loomulikult me käime teistes poodides ka, sellest pole üldse küsimuski, aga see on selline pisike hea ja ühte asja ma tahan öelda, on see, et minu arust on tegelikult kinni selle poe puhul ka sellest poe juhatajast ja nendest töötajatest, kes seal on. Ja see seltskond, kes meile on sattunud, no ma ei tea, see on nagu tuled koju või kuhugile, selline oma, ma arvan, et kõik inimesed, kes kuulavad ja on korra kuskil oma kodukoha Coopis käinud, need teavad, mis tunne see on, kui sa lähed sisse, täpselt selline, tere, tulin, astud läbi ja nüüd sa võtad seda, aga kas sa piima võtsid või? Õige, ja ma olen toon ruttu ära. Et kõik siuke asi, see on viimase peal. Nii et ma olen väga õnnelik ja see on täpselt sellisel kaugusel, et ma saan jalgrattaga ka poes ära käia, kui autoga enam ei viitsi. Aga seal on nüüd siis kogu sortiment, mis sul vaja on või sa ikkagi seal on rohkem veel, kõige lahedam ongi selle asja juures, miks peaks väikses poes olema näiteks sünnipäevale tahtsime minna abikaasaga ja mõtlesime, et pagan, et nagu ikka on viimasel hetkel, mida sa ikka muud kingid kui raha. No võt, ja siis on need raha, paned vahele selline kaart või kuidas see koht öeldakse, ma ei teagi, ongi raha ümbrik või kinkekaart, ja mõtlesime, et ei, peab ikka minema sinna keskusesse, et Selveris ikka müüakse, on ju. Ja siis naine, kuule, et kingime siis kas või niisama, aga et ärme hakka minema, et lähme ikka siit läbi, mõtlesin, kuule, kes võtab see väiksesse poodi, milleks, sükust asja. Läksime sinna, ma ei tea, seal oli 5 eri sorti. Ma mõtlesin, et yes, meie pood, ma olin ikka väga õnnelik, nii et saad aru, selliseid asju on ka saada, nii et kõik on saada, tegelikult küll. Ma olen leidnud sealt sükseid asju, mille peale ei tulegi, näiteks, ma olen kõva igasugune kurkide sisse tegija ja nii ja naa, on ju. Ja tean seda, et näed, seda tomatid ma teen koos selle seleega, on ju, ja seleed saab Coopist kõige paremat, üldse mis oli, vähemalt vanasti oli see nii. Nüüd on nad kõik sellised 25 grammi pakkides, aga siis oli 70 veel, on ju. Aga see oli see enne sõda, võib-olla oli siis selles. Aga tulin otsima seda seleed ja mis ma leidsin? Kõik erinevad kurgi marineerimise komplektid, asjad, saad aru, siuksed, mida ma pole nagu osanud otsidagi ja võib-olla ongi need nii-öelda jutumärkides maapoed rohkem nagu sellised inimeste poed, kus sa lähed ja sa saadki siukseid asju, mida sa tavapoest ei leia. Miks pärast mina käin, kui ma üldse maale satun, ütleme äia juurde või kuhugile, ma käin sellistes maapoodides puhtalt ainult selle pärast, et seal on täiesti teistsugune kraam, mida sa pole harjunud nagu ütleme siukses linnapoodides nägema. Linnapoodides on linnapoe asjad ja võib-olla on need riiulid nii pikad ja nii suured, et sa lihtsalt ei viitsi seal käia ja vaadata, kuigi ma olen väga suur poes käia mees, aga ikkagi, sest et ütleme, et kui võrrelda nüüd, et eks ma käin kõikides nendes poodides, mis seal Viimsis on, absoluutselt, Selverid ja mis iganes, me kutsume värvi järgi tegelikult, on kõige lihtsam kutsu, sest mul ei jää meelde need poodi nimed. Coop on siis sinine?
ja punane on see Rimi. Just, ja roheline on see Soome pood. Mis on see Soome... Prisma, just. Et värvide järgi saad aru, et ei tule meelde tavaliselt. Ja nüüd on siis kassipood on see, mida ka veel see... kassipood, kassipildiga, K-market. Vot, nii et... K-marketit ei ole enam. No jah, just, jah, meie jaoks on kassipood, vahet pole. Kuule, aga tuleme nüüd nagu edasi, et kui sa poes käid, sa kunagi ühes intervjuus, mille sa ka Coopi ajakirjale andsid, rääkisid, et sa tegelikult oled suur ostleja. Et on sul siis nagu, kui filosoofiast rääkid, sulle nagu meeldib mulle kohe meeldib käia poes. Mulle kohe meeldib seal, ütleme nende ridade vahel kõnnid, vaatad erinevat kaupa, mõtled, ai, seda oleks vaja, siis saad aru, et ega võib-olla ei olegi vaja, aga väga hea, et pakutakse, väga tore. Mulle väga meeldis USAs käia poes, seal oli nagu, see on nagu omaette maailm, mille muideks Eesti hakkab vaikselt jõudma, kui ma seal viimati pikalt viibisin, siis Eestis selliseid kampaaniaid ja asju väga ei tehtudki, selliseid umbes, et tehti sellised, et jah, et 10% odavam või midagi säärast. Aga see, et nagu USAs on, et osta 3, saad 5 peale kauba või niisugused ajulagedad asjad, et meil oli kogu aeg pidevalt nagu kapp oli täis. Sest et kusjuures see töötab, et sa lähed ostma näiteks, sul on vaja maisi osta, aga siis maisil on kiri, et osta 3 maisi, saad 3 peale kauba ja kui ostad veel herneid 5 purki sinna, et siis saad veel 20% odavam ja siis lõpuks sa lähed koju, sul on nagu lihtsalt, selles mõttes ma olen hullunud ostja ja kui me käime kuskil väljamaal, ütleme siis pood on see koht, mitte muuseum, vaid pood on see, kuhu mina tahan minna, mulle meeldib. Kui tavaliselt on see, et naisega poodi lähed, siis läheb kaua aega, sul on vastupidi, et kui naine sinuga läheb, siis läheb kaua aega. Meil mõlemal läheb kaua aega, me jätame mingisugused kindlad kohtumiskohad kokku ja siis üks paneb ühes suunas, teine paneb teises suunas. Võrdlete, kes parema allendusega asju sai? Ma tean, et sulle meeldib see. Mulle meeldib allenduse värk kohutavalt, aga jah, ja tegelikult on ka lihtsalt tore vaadata, et sa käid ja vaatad ja mõtled, näed siin, sest et tegelikult on ju igas poes erinevad kaubad. Mingil moel nad muidugi kattuvad, on ju need põhitooted, piimad ja leivad, saiad, aga siis, kui minna nagu selliseks täpisteaduseks juba, siis lähevad need asjad erinevaks. Et see on äge ja see on nagu nii vinge, et ma tulen jälle tagasi meie selle Rohunemäe poe juurde. Kujutad ette, see pood ei ole nüüd üüratult suur, seal on ütleme 2 või 3 sellist lettide vahet, on ju, või siin riiulite vahet, kus saab ringi jalutada, aga seal on nagu seda kraami jagub, et kohe nagu jagub, seal on isegi veepüstoleid ja mingisuguseid erivärvi, mingisuguseid sokke ja siis on ma olen küll loll, ma kirusin ennast, alles nüüd hiljuti oli. Mul oli vaja puid, on ju, aga kuna mul endal ei ole kaminatahju midagi, siis mul puid ei ole, mul oli vaja õue teha lõke, on ju. No nii, ja siis mõtlesin, kus ma saan, kus ma ikka saan, bensujaamast saab neid algusid, on ju. Jube hind oli, see oli nagu üüratu, ma ostsin siis mingisugune 7 või 8 kotitäit neid puid, hing nuttis sees, sest see oli nii kallis, et ma mõtlesin, ma parem lähen, ma ei tea, saen naabrimehe kase maha ja pärast kannatan seda, aga ja siis, kui olin ära ostnud ja olin ära põletanud juba need puud, siis läksin paar päeva hiljem, läksin Rohunemäe poodi. Kuramus, seal müüdi ju ka ja ma loll nagu, ma nagu üldse ei, ma mõtlesin, et võt loll inimene saab kirikus ka peksa. Ja seal oli siis nagu 3 korda odavam või 4 korda odavam. Nii et palun väga, Rainer, ma küsin vahepeal sinu käest, kuidas see kaupluse sortimendi komplekteerimine käib? Kas kauplus ise saab öelda, et kuna Jõekalda sugused mehed tahavad osta puid, veepüstoleid ja õngesid, siis me igaks juhuks võtame neid sisse? See sortimendi kujundamine käib ikkagi tsentraalselt keskühistu poolt, enamus mahus, et see sõltub siis poe suurustest, poe riiuli ruutmeetritest, nende riiuli planogrammidest, mida sinna on koostatud, sõltub ka sellest, millised inimesed seal ümber elavad, kui Jõekaldal, siis on kindlasti eraldi sortiment. aga põhimõtteliselt pannakse selliselt paika ja siis on kauplusel endal ka voli teha seal, siis me nimetame neid sortimendi äärteks, mida ta siis lähtuvalt sellest, kus ta elab, tulles tagasi jälle Jõekalda juurde, et mida sinna vaja on, eks ole, või sellised ongi mingi piirkond, kus on palju noori, siis on seal
need ääred on niisugused noorematele mõeldud kaubad, kui on vanemate inimestega piirkond või selline, kus kurki sisse tehakse, siis on seal hästi palju niisugust hoidist ja seda poolt, et kauplus ise juhib seda, et siin ongi kindlasti nagu see hea koht, et kui klient ise ka kaupluses tagasisidet annab just nagu väiksemates kauplustes, et nüüd seda võiks olla, et kindlasti seda võetakse kuulda ja arvestatakse, sellepärast see on meie äri. Kristjan, sa oled niimoodi oma poe juhatajale öelnud, et kuule, kas te vihtasid saaksite võtta siis? Vihad on olemas. Tean täpselt, sellest olen ostnud sealt. Läksime külla, mõtlesin, et vaat see ka, et ei vii lilli, viin viha ja jumala hea oli. Aga on küll ja on olnud. Kui sa nüüd küsid, mis asi see oli, ma ütlen, see oli mingi väga lihtne asi, see oli mingi asi, no vaat nüüd ei tule meelde, nüüd on ajukramp. Ja oli pärast olemas. Mitte lihtne ei olnud, vaid oligi mingisugune vidin, mingisugune marineerimise vidin või mingi... nüüd tuli meelde. Nõudepesumasina, see, mis teeb klaasid läikivaks. Aha. See kõik muu oli, see sool oli ja kõik need tabletid olid ja kõik see muu kraam oli, aga seda läikivaks tegemise ainet ei olnud. Läikivaks teeb villane riie. Just, aga vaata mugav inimene. Ja saad aru, ja oli, nüüd on. Nii et. Kas sul on poes käimisel ka mingisugune selline rutiin, et sa alustad alati vasakult sealt leibadest või lähed sinna taha piimade juurde ja siis hakkad tulema mingi ussi kombel tagasi kassa juurde? Ei, ma arvan, ma olen nii nagu see iga tavaline lammas, kes sinna poodi aetakse, teeb mäe ja paneb seda kindlat radapidi. Selles suhtes on nagu see on lihtne, et ega sa lähed nii nagu lähed ja siis, kui sul on vaja midagi, siis põikad kõrvale ja ma täitsa saan aru sellest, miks vahest tõstetakse poes asju ümber suurtes poodides, et umbes siis märkad, et siin müüakse sihukest asja ja siin müüakse sellist asja, sest no ei satu nagu igasse nurga taha ja kui ei ole loomaomanik, siis ei satu nagu loomasektsiooni ja kui ei ole võib-olla alkoholisõber, siis ei satu sinna kanti, mis iganes või kalasõber või lihasõber, aga minu arust on väikeste poodide eelis see, et ma ei tea, et nemad väga palju ümber tõsta, seal polegi midagi ümber tõsta. Ja et selles suhtes on see hea, sa lähed sinna sisse ja sa tead täpselt juba, kuhu ennast sihtida, kuhu ennast rihtida. Ma olen nagu väga rahul, sellepärast, et kusjuures kõige huvitavam on see, et sa nii palju, kui ma seal ka käinud olen, ikka avastad, et see on ka, no nüüd ma tean, järgmine kord ma siis ei osta seda sealt ka mujalt, et ma tulen seda siia. Ehk et tegelikult, milles on asi, et praegu jääb mulje umbes, et kui on vaja midagi erilist, siis lähed sinna poodi. Ei, tegelikult on see, inimesed on mugavad, midagi teha. Kui sa hakkad kuskilt linnast tulema ja sul on vaja näiteks pesumajast oma pesu kätte saada või lapsele osta hamburgerid kuskilt mingisugusest hamburgeriputkast, siis sa teed seal ühe peatuse ja tavaliselt seal keskuses on need suured poed. Siis ühtlasi käid ka seal ära ja siis lähed sipsti koju. See on see, mis on meil seal, meie seal Viimsi kandis vähemalt, minu puhul. Et see on kõige lihtsam. Siis on sul kõik asjad korraga läbi käidud ja koju tagasi. Küll aga, kui sa ei taha üldse nina kodust välja pista või ei taha, ütleme, kaugemale kui Viimsi sõita, siis meie näiteks Viimsi keskele poodi siis ei lähegi enam, vaid käime ikkagi oma poes. Et, ja loomulikult need hetked, kui sa jõuad 5 minutit enne 9, kui pood hakatakse kinni panema, jõuad kohale, siis pool küla on kokku jooksnud, kõigil on midagi vaja, nagu, et siis ma ütlesin ka, et aga te võiksite siis ju nii teha, et tehkegi ainult lahti õhtuti, et pange pärast vahepeal hoidke kinni, et mis siis on. Sest et tõesti, see on veider vaadata, aga ma käisin ise nüüd mõned päevad tagasi. Samamoodi, oligi 5 või 10 minutit, vaevu jõudsin kohale, aga nad ei pane uksed nina eest kinni. Jõudsin kohale sinna raksaki ja siis pood oli rahvast täis, kellel oli vaja suhkrut, kellel oli vaja õlut, kellel oli vaja leiba, piima, kõike seda osteti seal, järjekord oli, kujutad, et kell 9 õhtul. Ja siis räägiti omavahel ära kõik küla uudised. Muidugi, loomulikult. Ehk et kauplus vaieldamatult on selline kogukonna keskus, mis hoiab kogukonna koos, et kui see kauplus ennast kokku pakib, võib-olla Viimsi pakib ka ennast kokku. No ma loodan, et Viimsisse, Viimsis, nagu ma ütlesin, et seal on neid igasuguseid suuri hästi palju, aga suur on suur ja suur on selline anonüümne, just, et kogukonnale või sellisele külaelule annab see kindlasti paraja põntsu ja sest et selle ümber tiirleb kogu see asi, et midagi teha. Kuna ma ise ka praegu seal piirkonnas pesitsen, siis palju tuttavaid seal ja siis sama pood, millest sina räägid, Püünsi Coop, et ka mitmed tuttavad.
kuule, sa seal, teil teises poes oli, aga seal poes, seal Coopi poes pole seda veini, et kas saaks seda veini. Et inimestel on nagu tegelikult on ka täitsa mure sellega, et kuidas nagu seal kohalikus poes nagu kõik võimalikult nagu kätte saada. Mõtlesin ka, et mine ütle poe juhatajale, et tahaks seda veini sortimenti, et seal Midurana Konsumis on, et aga Rainer, see on nüüd selles mõttes lubadus, et kui meid kuulab keegi inimene Põlvast, siis ta võib minna oma kohaliku Coopi ja öelda poe juhatajale või kassasse, et kuulge, kas te võiksite ikkagi nüüd nagu selle asja ka siia sisse võtta? Küsida võib alati ja ma arvan, et enamus kordadel ka püütakse selle sooviga arvestada, eks see sõltub, kuidas see asi müüb, et kui see üks inimene ühe korra tahab seda osta, võetakse sortimenti, järgmised 2 kuud seda ei müüda, siis ta tõenäoliselt sortimentist ka välja läheb, aga kui ta on ikkagi selline asi, mis liikuma hakkab, siis ta sinna sortimenti kindlasti jääb. Korra ma ühe asja ütlen siia vahele segan, on see, et võiks arvata, et mida äärealal oled kuskil, ääreala poed, sellised pisikesed poed, et see kaup, mis seal on, see on selline, selline tolmune ja juba süke. Meie poes on, ma ei julge nüüd, kerget sorti mürki võin võtta, kõige värskemad puu- ja juurviljad, mis saab üldse Viimsis olla. Vähemalt mul on selline mulje jäänud. Et vaat see on üllatav ja see on lahe, et kui sa tahad tõesti mingisugust viinavarja saada, mis on päriselt veel selline nagu just võetud, siis meie sealt poest ja erinevad sellised asjad ja värgid, nii et või ma mõtlen, et see on nagu äge, et hoolitsetakse ja ei lasta sellel minna, et niikuinii on väike pood, et las olla. Ei ole, tegelikult on seal kõik olemas ja kõik on nagu värske ja äge. Ja, aga see ongi see sama teema, et me ei saa seda mitte kuidagi lubada, et seal oleks vanad asjad, et mõtled, et ma ei teagi, see kauplus on nüüd ainuke kauplus siin 25 kilomeetri raadiuses, nagunii nad peavad sealt ostma, mis siis, et see, ma ei tea, puujuurvili on vanem kui linnakeskuse poes ja nii edasi, nii edasi. Sa ei saa niimoodi mõelda, sellepärast, et siis see inimene ei tule oma põhi sisseoste tegema sellest väiksest kauplusest ja siis see kauplus sureb välja, et sa pead hoidma seal sama head või veel paremat taset. Ja teine pool on toidu värskusega on sama, et kuna need riiulid on, riiulipind on seal nii piiratud, siis seal ei olegi sul me nimetame nägudeks, et sul ei ole viie näoga väljas mingit purgisuppi või mingisugust muud toitu, juustu või mis iganes. Sul ongi seal ühe näoga seal, sellepärast, et sul lihtsalt on ruum piiratud, aga sa pead sinna mingisuguse sortimendi ära mahutama, mis siis sobiks kliendile, et ta saaks sealt oma asjad kätte ja see tähendab see, et seal toit ringleb isegi kiiremini. Ma tahaks öelda, et toit ringleb seal, ma ei oska öelda kuidas, aga kui toidust nüüd rääkida, ehk et see ei ole kerge, ma kujutan ette juur- ja puuvilja osta, on ju, et see oleks kogu aeg värske, just nimelt nagu sa räägid, et suures poes käib 1000 inimest, seal käib võib-olla 100, on ju, tunnis. Aga ütleme, toidukraami koha pealt, välja arvatud leib ja piim, 2 asja, mina olen hakanud ostma ainult neid allahinnatud asju. Need, mis on 50% allahinnatud, sest ütleme ausalt, asi pole täis, et on jõle kallis. Kogu see söök on läinud nii paganama kalliks, et kui sa tahad endal miskit teha, mul on juba hea meel selle üle, et ma saan odavalt, võib-olla see on minus kinni. ma saan poole odavalt, aga ikkagi, aga palun, minge mõnda Coopi, ega ei leia väga palju sükest kraami, mis on nagu 50% all või 25% alla hinnatud, et need lähevad üsna siva ka ära. Et ma ütlen see, kui vanasti inimesed kõndisid mööda ja ütlesid, ma elus, mis on mingi 50% alla, see on ju umbes tänaseni kehtib, et ma ju ei osta. See on nüüd minevik. Nii et ma olen üks nendest, kellel on kõik need kollased silte, on korv täis ja lajatan sellepärast, et kui on vaja, kui on ostan mitu tükki, panen sügavkülma ja kogu lugu. Nii et sa pigem ostad hinda, kui oled lojaalne mõnele kindlale brändile. Või on sul ikkagi mõned sellised kaubad, mille puhul sa ütled, ei, sõltumata hinnast, ma pean selle saama, see on, ma ei tea, kindel leib, ma siin eelmises saates rääkisin, minu täielik nõrkus on rukkipala, hõrk ja hõuke. Mina söön leibadest 2 marki, on Toolse ja siis see Pärnu 4-kandiline, see vormileib. Need on minu lemmikud. Ja need saad ilusti sealt sinisest poest kätte? Jep, nendega pole mingit probleemi. Aga ma ei teagi, et sellist kindlat kaupa, mis, et ei, sükest asja ei ole. Et ma ikkagi midagi ole teha, kahjuks on see, et vanasti ma vaatasin, et oleks need munad ikka Eesti munad ja oleks see kanaliha ikka Eesti kanaliha või mis iganes. Enam ei vaata, palun vabandust Eesti maalased,
aga no kui sul on ikkagi hinnavahe on lõppkokkuvõttes kuus tuleb see hinnavahe nii suur, et ei huvita enam, noh, mis siis teha, noh. Ja ma ostan ka neid kõige, muideks, ja üle probleem oli vahepeal, või siiamaani on see probleem, et on need 0, 1, 2, 3, 4 need munade peal on ju, et noh, kui on 4, siis on need nutavad kanad ainult on ju ja munevad ja nutavad on ju, et no, aga need on kõige odavamad, need maksavad 1,75 või siuke on ju, kui 85 ja mina ostan neid, noh. Saad sa, Rainer, vahepeal avada kuulajatele, kuidas need kampaaniad sünnivad üldse, kuidas need käivad? Millal keegi korraldab, mina näiteks tean, mul selles ühes punast värvi kodupoes, seal justkui üldse vahepeal ei ole mitte midagi, mitte ühtegi kollast kampaaniat, teisalt seal ühes teises poes, kus on üks teine värv, seal justkui nagu kogu aeg, kuidas teil see käib? Eks need kampaania formaadid on ju erinevatel kettidel kokku lepitud, paika pandud ja eks neid mingi aja tagant muudetakse, et meil on oma kampaaniasagedus, teeme, Eesti inimene on kampaania usku, et Kristjan on siin hea kinnitus sellele, et tegelikult ongi niisugune up and down, et kui on kampaania, siis ostetakse rohkem, kui ei ole kampaaniat, ostetakse nii palju kui vaja ja siia juurde paned veel kogu selle elukalliduse kasvu, siis on see täiesti arusaadav ja eks kampaania osakaalud on eelmise aasta keskpaigast ülespoole kogu aeg kerinud. Mina olen täielik kampaania näide selles mõttes, ma arvan, ma ei ole üksi. Mul on alt kelder vetsupaberit laeni täis. Te naerate, teed näiteks naeris, ta ei saanud üldse aru, mis see rumal peast või? Ei ole. Ma ei ole nõus maksma rohkem kui 25, äärmisel juhul 26 senti ühe vetsupaberi rulli eest. Mitte kehiline sul olema peab? 4. Aga saad aru, sellise hinnaga on võimalik saada. Ma vahetasin vetsupaberi marki, sa küsisid ennem, et kas on. Ei, tuleb välja, et ei ole. Peaasi, et hind on tagumikukohane ja kogu lugu, küll inimene harjub kõigega. Algul on harjumata, kõvem ja torgib võib-olla rohkem, aga pärast harjub ära, midagi ei ole teha. Et sinuga võib juhtuda see asi, et naine saadab su korra tooma, mine käi poest läbi, too üks pakk piima ja sa tuled tagasi, sul on jälle mingi 6 suurt kasti WC-paberit, nõudepesuvahend, sool. Sampoonid, soolad, suhkrut, mul on siiamaani suhkrut, ma ostsin, ma arvan, suhkurt veel Eesti kroonide eest, mul on selline tunne, aga see oli kampaania, kuskil sai odavalt. Sinuga võiks ju Siseministeerium kontakteeruda, et elanikkonnakaitse nii-öelda taganttõukajad otsivad kogu aeg endale kangelast, kes näitaks oma varud ette. Sest ilma naljata, kui me salvestasime Raineriga selle podcasti esimest saadet regionaalminister Madis Kallasega, sest just värskelt oli juhtunud Saaremaa veekriis, eks ju. Ja vahetult enne seda saadet, mida me siin praegu salvestame, on just ju Koobi kesklao lähedal juhtunud suur tuleõnnetus, eks ju, ja ma saan aru, et lausa 41 tundi töötas keskladu kenekate pealt, sest selle sama põlenguga sai pihta teie elektrijaam, eks ju. Ja. Sul, ma saan aru, on nüüd siis kelder täis kõige ehtsamal moel sellise truu ja õige kodaniku kaupa, et sa elad nüüd üle, kui pikalt selle poes käimata jätmise? No tualetis saab vähemalt väga pikalt käia, see on nagu selge. Ma arvutasin jah, et meil ikka ütleme, et paar aastat läheb jälle niimoodi, et ei pea. Aga noh, selles mõttes, ega jälle tega naerate, aga kuulge, kui sampooni saab kätte, ütleme, 1,5 eurot odavamalt või deodorandi saab kätte 1,5 eurot odavamalt, siis on parem osta ju neid palju, ega need pahaks ju ei lähe. Vetsupaber samamoodi ei lähe pahaks. Ta läheb niiskes kohas ei tohi hoida, siis ta läheb selliseks, lõhn tuleb juurde. Iiri ei tohi ka olla. Ja iiri ei tohi olla, just. Aga õli näiteks, ma ostin kunagi 1,50 teie käest õli, palun. Nüüd palju maksab kõige odavam õli? Rohkem ja pealegi on see rapsiõli, aga mina ostin päevalilleõli. Saad aru, kõik sellised väiksed rõõmud. Alati kui jäin, tunnen rõõmu jälle sellest. Ja tassin tõesti, see on otseses mõttes nagu, kui on kampaania, siis tassin nii, et silm sirge peas. Aga oled sa midagi ära ka visanud nagu selle kogumismaania pärast? Ei, ma ostan põhiliselt sihukest asja, mis pahaks ei lähe. Et päris, olen küll, ütleme, et ma olen ostnud mingit toituvärki liiga palju kokku, aga see jääb kaugesse minevikku õnneks, aga kõik need, ma ütlen, et sellised asjad, mis seisavad, see on nagu, miks mitte osta kokku ja kui sul on kuskil keldris nurgas ruumi, no see ei söö leiba. Ja ma räägin, mul on, ma ei tea, ütleme, et väga suur
kogus igasuguseid erinevaid mitte halvaks minevaid asju, nii et oleks ma seda teadnud, ma oleks palunud omale näidata, et siin võib-olla paslik rääkida, et kuidas Kristjan siia sattus üldse, et meil tuli jutuks siis töö juures turundusega ja Rasmusega, et kes meil siin külalised võiks olla ja Kristjan tuli kohe päevakorda, et helistame Kristjanile, ma ütlesin, et ei helista midagi, et Kristjan on Viimsist, mina ka igapäevaselt seal, et kohalikud, et ma küll ei tunne teda, aga ma lähen kohale ja teen ettepaneku. Siis sõitsingi ühel õhtul peale tööd siis Kristjani juurde, aadressi sain kätte, vaatan, majad, 5 tükki on teil seal vist just. Ühtegi numbrit ei näinud, ühelgi numbrit ei ole. Vaatasin, et ühe maja juures niidab üks mees tublilt muru. Mõtlesin, et Jõekalda nii tuntud mees ja siin kandis elab, et küll osatakse näidata, et milline maja on. Ja siis vaatan, Jõekalda ise tuleb. Muidugi. Ei, no oligi sellepärast, et iga päev liigutama ennast ja no väga tubli. Ja poes tuleb jala käia. Siis kunagi olid öelnud, käisid vanematel Ameerikas külas, muutusid ka nüüd siis sellise, ütleme siis, ususekti liikmeks, kes vaatab nagu neid kuponge kõikvõimalikke, kus mida soodsalt pakutakse. Kas sa oled nüüd, ütleme, minul käib ka postkastis erinevate punaste, siniste, kollaste need nii-öelda ajalehed, on ju, kuidagi nagu mina ei loe neid. Ja ma alati nagu mõtlen, et on need nagu päriselt nagu, kas Rainer, on nendest ajalehtedest, mis koju tulevad, on päriselt kasu ka inimesed tulevad nende peale, tulevad välja? Jaa, tulevad ikka loomulikult. Kas sina, Kristjan, lähed nende lehtede peale välja? Õli, 50% odavalt, nii, gaas. Jaa, on. Sest kus ma mujalt saan seda infi? Kui mul ei ole nagu mingit muud varianti. Ja need on sellised head, need on täpselt sellised, kui istud laua taga sööd, siis samal ajal vaatad, ajad näpuga järgi, nii, mis siin on. Ja ega siis huvitavad ju sellised asjad, igat inimest huvitavad võib-olla mingid erinevad asjad, et millele sa näpuga järgi ajad, on ju. Ja mul ongi need mingid oma tooted, mis mul hakkavad näiteks otsa saama, šampoonid hakkavad otsa saama, siis võtan nii, mis šampoonid siin on, kui palju need on, kui palju protsenti odavamad, kõik siuke asi, et see on väga kasulik asi, sest ma mujalt lihtsalt ei saa ju seda teada. Aga Rasmus on täitsa palju neid inimesi, kes just vanemaealised, kellel aega rohkem on, nad võtavad samamoodi nagu Kristjan räägib, hommikusöögi kõrvale käiakse kõik need lehed läbi, tehakse märkmeid, mida on vaja, ja siis käiakse konkreetselt kõik erinevad poed läbi, kus siis mida leiti, kus on parema hinnaga ja tehakse see ostukorv omale kokku, et see on täitsa selline klassikaline lähenemine. Kas Kristjan oled välja arvutanud, et palju sa kokku hoiad tänu sellele tähelepanelikkusele ja tänu sellele, et sa selline neitsilikult pedantne oled? Ma olengi neitsi tähtkuid. Aga ei, mis pedantne, tegelikult on, ma olen mõelnud, praegu on kampaania ajal see eelmine vetsupaberimark, mis ma kasutasin kogu aeg, nüüd on kampaania ajal kõige soodsam hind 32 senti rull. 32 senti rull, jah, nii. Ja ennem oli ta siis 25, sõltuvalt kohast 25-26, 25 tavaliselt. Nii. Ma olen siis, mõtlen seda, et ma olen järelikult siis 6 senti hoidnud rulli pealt kokku, kui mul on kodus 18 pakki, igas pakis 40 või palju neid seal on. See tuleb, see ei olegi võib-olla, ütleme, et nii suur summa, mida võiks mõelda. Aga mis ma selle tühja ruumiga seal keldris peal hakkan? Väga õige. Ja kui ta vaikselt tiksub, šampoonid, ma räägin, 1,5 eurot, saad aru, see korja vaikselt niimoodi kopikat ja siis tuleb lõpuks väga õige. Aga on sul siiski ka mõned sellised kaubad, mille puhul sa nagu raha kokku ei hoia? Et sa ikkagi nagu, sa nagu tead, et see on nagu kodus lastel tähtis, naisel tähtis või sa ise nüüd ikkagi nagu sa pead kuidagi oma meelt lahutama ja see lahutab sinu meelt selle, ma ei tea, kohukese ostmine, mingi kindla juustu ostmine, mingi vein. Ei, ma kõike ostan ikkagi selle kampaaniaga. Mul oli näiteks juustu ostsin kampaaniaga, mul oli 20,5 kilost. Vaat üks asi on, mis on pahaks läinud, juust läks, ma unustasin välja ükskord, ostsin 10 kilo juustu ja siis unustasin ja siis sulas ära kõik. Või saad aru, ta oli vilutatud, aga ma olen suur jäätise ja juustusõber, aga ikka vaatad ja ikka üha sagedamini on neid kollase sildiga asju või kampaaniaid ja siis ostad jälle tükk. Aga nüüd, kui sul on ikkagi mõni aeg tagasi olnud üks
haigus, mida meie vanustel meestel ikkagi ette tuleb, süda ütleb ühel hetkel üles ja ütleb, et tee väike restart. Kas nüüd kuidagi oma kaupa ostad kuidagi teadlikumalt, targemalt, vaatad ka silti, vaatad, kas seal on mingid suhkrut, värgid? Kus nüüd, võiks ju rääkida. Naine ei kuula praegu, et võiks niimoodi rääkida. Küll, ta kuulab, naisele seda podcasti linki ei jaga. Ei, tegelikult on see, et ikka see põhirõhk, mida ma enam ei tee, see on see, mida tegelikult ülemäära palju teha nagu nii ei tohiks, ehk siis suitsetada ja alkoholi tarbida. Sellega on nagu, ütleme siis, hapud lood. Aga see muu asi, muu ei ole seotud südamega, vaid sellega, et kuna ma jätsin suitsetamise maha, siis kui ma vaatan näiteks pitsa peale, siis ma võtan pool kilo juurde juba, mul on nagu see asi, et nii kahju, kui see ka ei ole, kõik sellised asjad, mis on maitsvad ja head, need kahjuks minu toidukorvi ei jõua. Jõuavad teised maitsvad ja head, mis on võimalikult vähe kalorisisaldusega, nii et spargel ja kurk ja just siuksed asjad, aga üks asi, mis ma tahtsin öelda, mida ma hinda ei vaata, on vaatan on ju, aga mis seal ikka, on väga lahedad asjad, kui jälle nüüd Coopi kiita, on need retrovärgid. Ma üks päev ostsin ja siis naine ostis mulle ka veel seda pärast. Ja tead, silmad pahupidi peas ja ainult ägisesin ja siis ei olnud ka muidugi ükski kalor meeles, ma ei tea, ma ei vaadanud sinna kaane peale. Mis retrovärgid? Näiteks oli nüüd see Tarretis vahukoorega, kus sees olid siis need rosinad ja puuviljad, puuvilja selline želee vahukoorega, super asi, siis on need igasugused muud need leivakreemid ja asjad, võt siuksed asjad ja siis on see, et põrgu päralt, kui ma muidu vaatan neid, mis kui palju kalorid peal on, siis sel puhul ei vaata ja vaat ongi kõik, rebin selle kaane ruttu ära, viskan prügikasti, olgu palju on, võib-olla ta ei ole mitte midagi, aga ei huvita. Hakkasime, Coop Kokad on ka, kes teeb siis erinevaid kulinaariatooteid, valmistoite kõikidele Coopi kauplustele ja hakkasid seal tegema kausikooki, kus on kõike head paremad sees ja on äärmiselt populaarseks osutunud, et täpselt sama teema, et leiad mingisuguse seose oma ajalooga, et sealt kõigist lähevad kõikidesse Eesti Coopi poodidesse laiali siis. Selles mõttes, et mitte 100% täissortiment, kauplused ise vaatavad, mida nad tellivad ja kuna meil on ju mitmes ühistus ka oma köögid, näiteks Hiiumaal on eraldi toidutootmine, Saaremaal on samamoodi Võrus, Tartus, kvartali kokad seal meie kvartalikeskus toidumaailmas. Et siis need, mida nad koha peal teevad, neid nad Coop Kokadest ei võta, aga kõik, mida ei tehta, see tuleb ka. Coop Kokad on Tartus ja seal on meil 130 inimest. Nii, Kristjan naerab, nii. Mul tuli selle... Kas ma tohin ühe loo vahel rääkida? Tänan. Just see, et sa ütlesid, Hiiumaal ja Saaremaal on oma kokad. Me olime, see oli nüüd aastad mõned tagasi ja siis enne jaanipäeva natukene ja tahtsime jaanipäevaks osta kartulisalatit. Teame, et Coopis hea kartulisalat on ju, selline mõnus kodune. Ja siis ütlesime, me tahaks 10 kilo osta. Aga see ütles, et 10 on olemas on ju ja siis, teise pool letti oli naine ja siis üks küsis, et kas võiks maitsta ka igaks juhuks enne, et 10 kilo ikkagi ostame, et jumal teab, mis on. Mille peale siis see naine vaatas täiesti külma Rahuküle leti, Saaremaa naine, ja ütles, Saaremaal ei ole ühtegi kokka, kelle söök süüa ei kõlba. Kõik. Ahah, selge, vabandust. Muidugi ostsime. Saaremaa ka juba peaaegu selline piiritagune koht. Sina oled palju reisinud, maailma avastanud. On sul mõni välismaa kangete reisidest midagi enneolematut shoppamise, poodlemise, ostmisega silma jäänud? Jaapanis ma alles hiljuti vaatasin, oli kordussaade, tänava peal kauplused, suurte robotpoodidena. Ja seal on tegelikult see Jaapan ongi selline imede maa, sest seal on minu arust on niimoodi tehtud, et kuna need linnad on laiemaks läinud ja rahvast sinna rohkem tulnud, siis on tavalistest elumajadest saanud kaubanduskeskused näiteks. Need on imepisikesed poed või nende poodide vahel on uuristatud nagu uksed, et siis saad nagu edasi teistesse tubadesse. Või seal on baarid ongi, mis on nagu umbes nagu meie Lasnamäe korter, lähed sisse, siis kuskil suure toa nurgas on baar ja sa saad istuda seal ja köögis on siis köök, on ju. Et seal on nagu väga palju sellist asja tehtud. Aga poodlemise koha pealt oli samas seal Jaapanis
tahtsin osta poisile mingit videomängu, on ju, ja ei oska valida, kui on triljon videomängu ümberringi, et midagi sellist, mis oleks, mida siit nagu ei saaks, on ju, ja mis oleks natuke niisugune teistmoodi. Küll ma valisin nii ja naa ja siis lõpuks mingi mees veel aitas mind seal ja siis tuli veel teine mees, kes seisis mu kõrval ja mõlemad aitasid ja vaatasid. Ja siis lõpuks, kui ma olin suutnud, ma ei tea, kas ma 3 tundi seal valisin ja käisin ühe kohast teise juurde, kui ma olin selle siis lõpuks ära ostnud, siis ütlesin nii, et nüüd võiks vaadata midagi muud ka veel, et järgmisel korrusele. Ja siis ütles, et sorry sir, meie pood on juba 5 tundi kinni olnud. Aga nad ei öelnud mulle piuksugi sellest, nad lasid mul seal veel vaadata, sellepärast, et see on nende viisakus. No. Aga nad, kujutan ette, kui tüdin nad võisid olla, et otsusta ära, kullamees. Loll Euroopa. Ja täpselt, ongi. Aga võtaks, see jälle juhib ju tagasi sinna sellesse väikesesse teie oma Viimsi poodi, on ju, kui lihtne on seal toimetada, siis see on täpselt paraja suurusega, on ju. Ameerikast rääkides, ma mäletan, kui ma käisin kunagi Chicagos oma kadunud venna juures ja siis oli, me pidime igal hommikul sõitma kuskile tööle ja siis me pidime toidu kaasa ostma. Sa mäletad neid lette, külmikud lähevad sinna Lilleküla staadioni suurune kauplus ja siis on need jääletid, kus igas ühes 4 rida on need valmis toidud, mida täna müüakse juba ka Eestis, kuna mul on lapsed väiksed, ma pean ostma, et tuleb koolist, päev muuni ja teeb. Venemaalt mõni hea näide, seal ju käisite ka kondamas ägedates. No Venemaal oli jah see, et ega seal, ütleme, et seal oli lihtsalt see, et kui sa vaatad, et näed, ma ütlen, et need asjad, mida sa ostid, pidid olema mingis metallist karpide sees, siis julgesid osta, sest et ega seal see, ma olen parajalt selline peps igasuguse hügieeni suhtes, et ma võin, ütleme, mullast porgandit süüa, mul ei ole see probleem, aga kui rotid seal peal on just asjatanud, siis seda pirukat ei taha ja seda juhtus seal igal pool. Aga üks asi, mis ma tahtsin selle väikse poe juurde lisada, ega see ei ole kerge töö seal väikses poes olla. Sest me küll räägime klientidena, et kui tore tuled ja tead ütled ja ta küsib, et kas sa piima ikka võtsid, sul piima vaja ei ole. See on ju, ega ta tegelikult, suures poes see pole ju tema töö. Aga seal on tere, sa tunned kõiki, kõik tahavad suga rääkida, ühel on üks mure, teisel on teine mure. See ei ole niisama lihtne, et sa tuled ja istud seal kassa taga ära ja vahepeal lased silmalooja, kui kedagi ei ole. Inimene tuleb sisse ja võib suga, ostab oma asjad ära, ta jääb 10 minutiks rääkima. Siis tuleb mingi nokastanud naabrimees kergelt 2 õlle järgi, ega mis see sealt kohe ära ei lähe, tutkit on ju. Samamoodi jääb sinna lobisema, tekib mingisugune seltskond, kes lobisevad ja sa siis, sa pead ju samal ajal teenindama ja tööd tegema ja see on ju, see väsitab ju su vaimu, mitte ainult seda, et sa pead päev läbi seal ringi möllama, vaid sa oled õhtuks, ma kujutan ette ka vaimselt nii läbi sellest jutustamisest, küla selline psühholoog olemisest, et see ei ole lihtne. Aga kui sa vaatad, seal ongi see erinevus, et seal väikses poes on ta tegelikult ka on kliendi teenindaja. Sellepärast mõtleb, et suures kaupluses on ikkagi nagu saaliteenindajad, et ta paneb kaupa välja ja tal põhitöö on hoopis teine. Aga tead, mis ma arvan, et enamus nendest poemüüjatest, kellele sa natukene jutumärkides kaasa tunned, et nendel peavad nii palju suhtlema, siis see ongi see asi, mis nendele nii kuramuse palju meeldib, et sellepärast nad seda tööd 10 ja 10 aastat teevadki, sellepärast, et sa oled elu keskel, sa saad inimestega suhelda ja kui sul on see geen sees, et sa tahad seda teha, siis mida paremat saaks nagu anda nagu veel, kõik kogukonna näed, kuidas see kogukond arenevad, lapsed kasvavad, nii edasi, kõik see nagu väga-väga kihtne. Ja veel, kui kliendid on ka toredad, on ju, ei tule sinna sellise torsis näoga ja ei tule prõõkama. See on ju absoluutselt. Koos kasvatame kogu seda kogukonda ja tänu sellele läheb pood paremaks ja nii edasi. Kas sa oled nutiseadme mees või sa oled selline ostunimekirja mees? Ma olen ostunimekirja mees, kindlasti kohe. Paberi peal? Paberi peal, kollase paberi peal, jah, et siis ei kao ära ka kuskil taskust, et kleebin kuskil rahakoti külge või aga kindlasti ostunimekirja, ma teen ostunimekirja selle järgi ka, et mitte, et ei lahmi niimoodi, et leib ja siis piim ja siis banaani, siis jooksed poes edasi tagasi. Mul on ikka järjest.
algab, noh, siis sa tead ju, mis poes järjekorras on, paned niimoodi järjest kirja. Et kõigepealt siis ütleme, noh, meil seal on need puuviljad, juurviljad, sealt edasi tulevad siis, kui on vaja ketšupit või midagi, siis tulevad või siis pähklid on ju, siis tulevad edasi juba leivad, siis saad teiselt poolt keerad ennast kohe ümber, siis seal on igasugused kurgid või purgisupid, sealt lähed edasi, siis on juba piim ja nii edasi. Et selles järjekorras ma panen endale kõik sinna paberi peal kirja ja siis on hea lihtne. Madis Kallas eelmine podcast rääkis, et nendel on WhatsAppis on mingi grupp, kus on siis kõik pereliikmed, kõik kirjutavad sinna ja kes läheb poodi, siis võtab. Sa paned paberi peale kirja, otsustad naise laste eest ära, mida ei, meil on... Nad käivad ise või nad panevad paberi peale juurde? Ennem tuleb üle küsida kõigi käest, niisama poodi ei saa, et isegi kui kas või lähed endal korraks paari õlut ostma, siis küsid kõigi käest üle. Nüüd oli see koht, kus naine ei tohtinud kuulata. Ei, naine, just, ja siis naine ütleb näiteks seda, et too midagi head. Ma arvan, te olete ise ka sellega kokku muutud. Legendaarne. Just, ja siis seda häda, kui ei too, siis eks just, ja alati on see, et mis see hea on ja ma olen nii paganama õnnelik selle üle, et nüüd tehakse neid retroasju ja need on need asjad, mis on need, too midagi head ja siis tood selle ühe väikse topsiku, tead sellist noh, või poistele piisab sellest, kui on need kihilised mingisugused koogid ja asjad. Et noh, samad, mis meie ajal olid, need moosiga tehtud koogid, jube head. Et on sul siiski oma lapsepõlvest mõni selline asi, mida sa nüüd ütled, et tore, retro on väga kihvt, aga no võt, kurat, seda ei ole ikka jätkuvalt, võt seda, mina mäletan, noh, kamašokolaad maitses kunagi ikka täitsa hoopis teistmoodi või et Pepsi pudelis 45 kopika eest oli hoopis midagi muud ja Moskva sai oli hoopis midagi muud, kui täna võib-olla müüakse. Ma ei tea, on sul endal mõningi selline asi, mida sa väga tahaksid, et tuleks taas retrokaubana müügil? Ütlen ausalt, ei tule küll praegu kohe ette, kui sa ütled, sest et ma ei oleks selle pealegi tulnud, et seda tarretist rosinate ja nende tükkidega, et tead ei ole. Võib-olla sellepärast, et lihtsalt on juba ära unustanud mingisugused asjad ja kõik need, mis on tehtud, need on igati vist väga head ja need burgerid, mis tehakse järgi ja tänapäeval, et need on kõik superluks. Ega see vanasti see söök nüüd ülemäära hea ka ei olnud. Lapsepõlve maitse oli see, mäletad, ma arvan, see mul on väga hästi meeles sellest, kui sa ostsid regati jäätist, siis see regati jäätis oli tavaliselt soolane. Ma ei tea miks, aga seal oli mingi kiht, just, seal oli mingi kiht, ma arvan, see oli liim tegelikult, mis sinna peale oli läinud või mingi süüke asi. Nii et me kutsusime seda soolajäätis, no ei tahaks enam, et lähed poodi ja siis mõtled, kas täna saab normaalse maitsega või selles soolaga. Aga regatt on väga hea, minu lemmik. On. Ei, ma üldse selles ei kahtle, aga see näiteks mulle jäi meelde regatist. Jah, no muidugi, tänapäeval jällegi on kindlasti mingid nõuded, mida enam ei saa. Ei saa neid 3 topsikut, vaata oli, ühes oli tomatimahl, kus oli siuke hägune klaas, kus sees oli lusikas ja soolataps, mäletad siukest asja? Absoluutselt. Ja siukest asja me ei saa enam teha, sest et mingisugune terviseamet lendab kraesse ja paneb kogu putka kinni, no. Aga inimesed olid kõik elus ju, keegi surnud ära, midagi juhtunud. Kaseeritud automasinad. Just. Lasid klaasi korraks üle ja võtsid ja kogu lugu. Mis oli 3 kopikat oli magus ja 1 kopikas oli tavaline vist. Täpselt. Aga kas sa seda mäletad nõukaajal, mina mäletan veel, meil suht sama, sa oled natuke vanem kui mina, aga need marmelaadid, mis olid kingaviksi selles tuubis. Ja. Kingaviksi tuubis, aga sa mõtled kosmos. Teine asi, millest mina puudust tunnen, on võtta kaaluga müüdi linnupiima. Kui sa mäletad, oli selline nagu lõigati sulle selline kaalutoit. Ja täna sa ei saaks omale lubada seda, et see kaaluga linnupiima kommis. Magus huvi on ka nagu ära kadunud. Ja ma kardan seda, et tänapäeval on kõik ju no kuule, nii tervislikuks läinud, et sa ei saa enam siukse asja. Ja imelik on see, et inimestel on sees mingisugused veidrused tegelikult jäänud siiamaani. Mina kunagi kuulsin, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga öeldi, et miks ei tehta hapukoort topsides, et miks ta peab olema selles imelikus kotis, et pigistad umbes ja siis ta jääb peale, et pange topsi. Minu arust oli Reikop, kes seda küsis veel ja siis öeldi, et kuulge, et aga inimesed ei osta seda. Ostetakse ikka seda, kus pigistad ja kogu lugu. Ma ise ostan teeb samamoodi. Kas sa tead trikki selle hapukoorega? Sellega on alati häda, et lõikad nurga ära, eks ole, ja siis kui järgmine kord võtad, siis tuleb vesi alguses.
siis võtad enne, kui sa järgmine kord külmkapist võtad, siis pigistad selle otsa kinni, mille sa ära lõikasid. Ja siis vajutad. Paar korda pressid seda ja siis lased, siis on see vesi läinud. Muidu on alati see, et alguses paned, tuleb tuli elada 45 aastaseks, et teada saada ja seda podcasti seda ma tean juba ammu. Mina, väga äge soovitus. On sul mõni selline... Ma just mõtlesin kiiruga praegu mulle. Kindlasti mul pärast tuleb, kui ma ära siit lähen, aga praegu kahjuks ei tulnud. Kuule, sinuga on äge rääkida taaskord, sa oled selline mõnus positiivne tegelane, et mina olen seda usku, et kui on ikka halb tuju, ongi tark minna poodlema. Et kuidagi teeb nagu tuju heaks. Teeb. Ja ta teeb inimese kuidagi tähtsaks ja oluliseks. Minul on selline tunne. Ma lähen, mul on võimalus valida. Saad aru, inimene, nagu kunagi keegi ütles, minust oli see Mihkel Raud väga targa lause, inimene on vaba nii kaua, kui tal on võimalus valida. Ja sa lähed poodi ja sul on see valik, noh, ma ütlen, et mida suurem valik, seda rohkem sellest hästi tunned ja vabana. Ja tõesti, nagu sa ütlesid ka, eks, et mida kaugemale Tallinnast, seda täiesti uskumatuid asju nendest sinistest poodidest ka leiab, on ju, et mingid õllekannudest, kibude, alustades sellest, lõpetades kohalike toodeteni, mis on väga ägedad. Ja kindlasti mina sain oma enda esimese pudeli avaja, selle nii nagu vanasti oli selle puusangaga lahti tegemise, sest et tavalistes poodides siis sükst asja ei eksisteerinud ja siis ma sain. Vanasti oli üldse, ma ütlen, et oligi teie see pood oligi sükke, kust sai sükest ala plastmasskaant ja need sellist värki, mida purgile peale panna. Nii et. Aga mis sul lapsepõlves kodupood oli? Meie elasime päris väiksed, kui me olime siis, ütleme, et 80-ndani, siis elasime Västriku tänaval Tondil. Ja seal oli, me kutsusime spordipood, aga see oli tegelikult sporditänaval olev pood. Sporditänaval, seal oli hästi pikalt. Juurikapood ja siuksed asjad olid seal ja siis teine oli seal 4. keskkooli juures, et sa tead ka seda kanti? Ma sporditänavad teen. Ma vahel räägin oma kallile naisele, kes elas ka lapsepõlves Viimsis, et minul oli niimoodi, mina elasin Balti jaamas, et kevadedana mu nurga peal oli leivapood, kus müüdi ainult leiba ja saia. Mitte Tondil, vaid seal nii-öelda Koidu tänaval ühes kohas oli ainult juurviljapood, kus müüdi ainult juurvilja, siis oli ehapood, kus sai seda lahustavat kohvi, kui mingi järjekorra ära seisid. Aga kas sa kujutad ette, et tänapäeval me kõik jällegi see on mingisugune natukene, on see selline unistamise teema. Kas sa, et küll see leib lõhnas hästi, et tänapäeval kilekott ja nii, aga kui sa kujutad ette, kui tuuakse samasugune puust see resti peal, leiba, igaüks saab seda katsuda, sul on paberikesed seal kõrval, kui sa viitsid, siis võtad selle paberikese ja katsud, kas leib on pehme või ole, ja see lihtsalt oleks seal. Inimesed on läinud väga mugavaks, kõik ootavad kile sees viilutatud saia. That's it. Samamoodi, kõik räägivad sellest, vanasti oli ikka, võtsid kannuga, bensujaamas, kallasid endal kohvi. Inimesed ei võta enam seda seisnud kohvi, kõik tahavad masinast, cappuccinosid või lattesid või mingid süksid asju. Kohvikakaod. Just, saad aru, ja nüüd juba küsitakse seda, et kas sa tahad oa või mis erne piimaga või mis jumal eest piimaga. Ühesõnaga kõik, saad aru, see on nii käest ära näinud, et meiesugused ei peaks üldse enam rääkima tegelikult selles mõttes, et meil ongi alles jäänud mingisugune helesinine unistus kaugest ajast, kus inimesed olid veel päris inimesed. Aga me oleme eluga rahul, nagu juures olevad pildid aru saada. Ja jõuame tagasi oma jutu algusesse, inimene harjub kõigega. Nii et ja ongi tark praegu otsad kokku tõmmata selle sama lausega, sest aeg on meie vaenlane. Me võiksin hommikuni vestelda. Kristjan, sinuga on tõesti väga mõnus. Tänan, samad sõnad. Suur tänu, et tulid. Aitäh. Ja saate nimega Podcast jätkub tõenäoliselt juba varsti uute põnevate külalistega. Rainer Rohtla ja Rasmus Kage tänavad. Ja teine osa on läbi.